Hei, suur rõõm, et oled jõudnud iseendale vestlusruumi. Siit tuleb 12 episoodi suhetest iseenda ja teistega läbi seksuaalsuse spektri. Vaatleme erinevate vestluskaaslastega seksuaalsust, selle ilus ja väljakutsetes. Usun, et sa leiad siit midagi ka iseendale. Mõnusat avastamist. Tere, Kerli ja Tiit! Mul on ülihea meel, et te tulite täna minuga siia rääkima. Ma olen ülitänulik, et te võtsite selle aja ja et me saame koos avada seksuaalsuse teemat. Ja ma alustuseks küsikski, et mis teie kummagi jaoks üldse seksuaalsusega täna resoneerub? Mis on mõni esimene mõte, mis pähe tuleb? Tere, Marge! Tere! Tere! Minu jaoks kohe tuleb sõna lähedus. Et intiimsus, lähedus, päris sügav ühendus nii iseenda kui siis oma lähedase inimesega. Eks see minu jaoks on see ajas muutunud on kõik, et muutumises ka kogu aeg ja eks see on nagu minu kui mehe jaoks on ta nagu hästi kõikuv olnud, et on täpselt seda, mida Kerli kirjeldab ja on ka siis mõnikord ülekaalus see füüsiline pool olnud ja aga mõlemad pooled on olulised ja noh, ma ise nagu olen ikkagi ka seda meelt, et just see, eks see lähedus ja intiimsus ja kõik see ühendus avab tegelikult kõige sügavamal moel selle seksuaalsuse. Aga eks see elu on näidanud, et erinevad eluetapid elus ja kõik see pool, mis parasjagu elus toimub, ka kujundab seda kõike, seda seksuaalsust, nii et pidevas muutumises, aga eks see, just see fookuse hoidmine sellele, et jälle tähelepanu sellele tagasi tuua ja et ei kaoks see ühendus ja lähedus ja intiimsus nagu sellisel moel ära, et ei jääks ainult see füüsiline pool, et see on minu kui mehe jaoks pidev nagu see enese leidmise koht, et ei unustaks päris ära seda nagu ja hoiaks fookust sellele rohkem. Ja. Mina tunnen ka, et just, et seksuaalsus on nii muutumises praegu, et seksuaalenergia kui selline, et on ikkagi, teeb väga suurt transformatsiooni läbi. Ja ma näen seda nii enda elus kui klientidega, et inimesed on mures, et ei toimi enam asjad nii nagu varem. Et kui varem oldi harjunud rohkem võib-olla siis sellise füüsilise poolega, et loomulikult mingil määral on seal lähedus alati juures, aga täna mina näen, et järjest olulisemaks saab see, kui et me oleksime päriselt huvitatud selle teise inimese päris olemusest. Et kes sa tegelikult oled, et mul on huvi sind tundma õppida, sulle lähemale saada, sind rohkem aksepteerida, nagu see avastusrõõm, et nagu näha sügavamale kui see pealiskiht, mida me igapäevaselt kogeme, et ma näen, et me oleme liikumas järjest rohkem sinna suunas, kogu inimkond. Ja sellepärast väga paljud tunnevad täna, vähemalt ma näen klientide pealt, et väga paljudel on see mure, et kui varem nagu inimene võib-olla oligi väga seksuaalne ja kõik justkui toimis, siis et miks mul enam ei toimi asjad nii nagu enne. Et see on täiesti süvenev mure inimestel. Ja mina siis näengi seda, et see võti on just selles, et minna sügavamale, õppida iseennast sügavamalt tundma, julgeda iseennast rohkem avada ja siis ka tunda huvi selle teise inimese sügavuste osas, et mitte siis ainult kehaliste sügavuste, vaid nagu päriselt, kes sa hingena oled.
kehalised sügavused on ka toredad asjad. Absoluutselt, aga et me lihtsalt inimeste teadlikkus on jõudnud sinna maani, mina kogen seda nii, et sellest ei piisa enam ja meie kehad ja me oleme läinud lihtsalt nii ülitundlikuks. Inimesed järjest rohkem muutuvad tundlikumaks ja mida rohkem me siis oleme enda hingega juba ühenduses või iseenda selle olemusega ühenduses, siis seda suurem on nagu ka vastutus jääda sellesse ühendusse igal hetkel, igas tegevuses, mis iganes me teeme, kus iganes me oleme ja kogeme iseennast. Et ma kogen kõiges iseennast sellest kohast, kus ma olen teadlik sellest, mis on siin taustal, kus ma nagu läbi teadlikkuse kogen seda, mitte enam ainult selle inimesena, füüsilise tegevusena, mida siis varem oli nagu ta nii palju rohkem füüsilisem, ma kogen seda nii. Nõus. Ja siin mulle endale tundub, et naistel on väike eelis. Ma ei tea, kuidas teile tundub, et meil on kuidagi emotsionaalselt, on kuidagi juba noorest peale on õpetatud rohkem või on okei, et naine ongi emotsionaalsem, see on, ja meestel ei ole minu arust selline uus seksuaalsus eeldab väga palju sellist haavatavust, tundlikkust, et sa, Tiit, võib-olla puutud rohkem meestega kokku, meestekatel ka, et kas seal on ka kerkinud üles mingeid mustreid, et kuidas võib-olla me ka naistena saame mehi rohkem selles täna toetada ja vastupidi ka kindlasti. Ma arvan, see on üks läbiv teema, nagu Kerli ütleski, et kui see meeste samamoodi, et nagu on harjunud, et õhtuti siis eks kõik filmid ära vaadata, AK on ära vaadatud, et siis võetakse riided sellest ära, siis toimub füüsiline seks ja siis minnakse magama ja nii see on väga pikalt toiminud. Aga täna enam ei toimi, sest inimesed, kõik on muutumises, praegu on totaalses muutumises kõik ja siis nagu paljudel meestel ikkagi viskab šokki see, et mis asja nagu, et mis mõttes toimi, et kogu aeg on toiminud, panen käed külge, kohe sa oled avatud ja kõik on nagu valmis ja saab asjad ära teha ja eks see ühtepidi on vaata see ka nagu huvitav värk, et see maailmas praegu, et see kiirus on nagu minust järgmine pandeemia nagu, et see kiiruse teema, et kõigil on kiire kogu aeg, et kõik kogu aeg kuskil jooksevad ja kõik jäävad millestki ilma kogu aeg ja siis ka see seks on sinna jõudnud ka sinna kiirustamise, et teeks sellega kiirelt ära, sest siis jääb rohkem aega magamiseks ju, ja siis eks see ongi ka nagu sinna valdkonna ka siis jõudnud nagu, et ja eks see võib olla mõnda aega see niimoodi oligi huvitav ja põnev ja toimis, aga tegelikult ju eks ta hingele ju ei paku midagi, et ma arvan, et mehed venitaks sellise mustriga kindlasti kauem välja, aga eks varem või hiljem hakkaks ise ka aru saama, et see tegelikult on nagu seal ei ole sisu taga, et see on, aga naistele see mõjub kindlasti kiiremini, et jookseb juhe kokku ja läheb keha kinni ja ploki ja et ei tööta nagu. Et see on kindlasti selle üks nagu põhjus, et see kiirustamise teema nagu. Aga mis ma enne veel tahtsin ka öelda, et ega üldse see, et ma arvan, et inimesed, kes juba võtavadki selle vastutuse ja hakkavad ise enda sisemaailmaga tegelema ja ei viiska nagu seda vastutust kogu aeg väljapoole, et kõik teised aitaks neid paremale järjele ja korda ja nii edasi, et siis ka hakkab muutuma see nagu üldse see enda avanemine ja südame tasandile rohkem liikumine ja sellest ka hakkab väga palju asju muutuma nagu, et tavaliselt ega paarides on ka ju toimub niisugune areng, et mõnikord üldiselt ikkagi naised liiguvad ees ja mehed lohisevad järgi nagu, aga mitte alati on ka täiesti teistpidi, aga ikkagi seesama pool puudutab kõike, et ja mida rohkem sa hakkad avanema ja iseendaga sügamasse kontakti jõudma, seda rohkem sa jõuad südamesse ja mida rohkem sa jõuad südamesse, seda rohkem hakkab ka kõik muutuma ja eriti seksuaalsus nagu. Ja võib-olla see ei olegi enam nagu sellises primaarsuses, nagu ta on olnud ja muutub pigem nagu kvaliteetsemaks, mitte nagu see, et oleks hästi tihedalt, vaid pigem harvem, aga kvaliteetsemalt, et see pool hakkab ka kindlasti muutuma nagu, et vähemalt mina ise olen tajunud, et meie puhul ja enda puhul on. See on
ehk siis vanus ka ju mängib rolli, on ju. Mina küll vanemaks siin. Aga samas muidugi olen ka nõustanud noori, kes lihtsalt tunnevad, et alguses on justkui hästi suur sobivus ja siis kirg kaob täiesti ära ja siis mõeldakse kohe lahkuminekule. Tegelikult tihtipeale ongi see, et on kiirustamine, igaüks toimetab nii palju oma tegevustega, et lihtsalt ühendus kaob vahepeal ära ja nii kui viia uuesti tähelepanu üksteisele ja rohkem võtta aega üksteisele ja sellele enda omavahelisele ühendusele, siis tuleb tagasi, et tegelikult kõrvalt näed, et nii perfect match on paar, eks, et tegelikult kõik sobib, aga juba mõtlevad lahkuminekule, et see on just see, mida see kiirustamine ka tihti teeb, et lihtsalt kus on fookus, et see ju hakkab kasvama, kus me seda fookust hoiame. Aga minu juurde ka jõuavad just mõnikord mehed tegelikult selle sama murega, mida me arvame, et mis on nagu rohkem naiste teema, aga et ka meestel, kes on tundlikud ja tihti siis sellistes paarides on nagu see mees-naise energia natuke pöördes, eks, et kui mees on hästi tundlik, siis naine on tihti selles nagu sellises tegemises ja natuke rohkem meesenergias ja minu meelest nendel meestel on nagu isegi veelgi keerulisem olukord, sest meestelt justkui oodatakse, et nemad peavad ju alati toimima ja nemad peavadki nagu olema seal esiotsas, et vedama seda asja justkui suhtes, tegelikult loomulikult mitte, aga just, et need mingisugused ühiskonna uskumused või kuidas me oleme nagu neid rolle ühiskonnas jaganud seni, et see hästi palju ka mõjutab inimesi, et aga kui me saame aru, et tundliku inimese keha reageeribki kõigele, mis suhtes toimub, siis ei ole vahet tegelikult, on see mees või naine, kui ta on tundlik, siis ta keha reageerib sellele, et kas see ühendus on parasjagu või seda ühendust ei ole hetkel. Ja see ühendus ei piisa sellest, et see on ainult selle akti ajal või intiimsuse või siis selle armatsemise ajal, et see peab tegelikult ikkagi olema ka lihtsalt igapäevaelus väikesed puudutused, tähelepanu, hoidmise tunne, koos rõõmu kogemine, koos tegemine, mingite asjade koos tegemine, mis mõlemale rõõmu pakub, et see kõik ju loob seda ühendust, mis viib tegelikult selle naudingulise ja mõnusa seksuaalsuseni välja, et keha lihtsalt vastab sellele, mis on ruumis ja mis selles suhteruumis on. Mehed ikkagi panevad graafikusse vaata, et päevaplaani, et ühendumine toimub 10-11-ni. Et ennem pole aega ühenduda, ennem on muud asjad vaja ära teha. Ja siis kui see aeg on käes, siis korraks nagu võtad kokku ennast ja ühendud korraks. Aga mis on tegelikult, ma tahtsin juurde öelda, et see pull teema tegelikult, aga nagu hästi tihti ka, et ega ikka oled kauem koos ja siis kõik see kire teema ja nagu, et vahest tundud, et nii armunud jälle ja nii nagu äge on ja siis vaatad nagu, et issand, ma ei kujuta ette nagu, et kuidas ma nüüd siit edasi lähen nagu, et on nagu täitsa nagu null tunnet ja mitte midagi, siuke nagu ma ei saa aru, miks me üldse koos oleme, on ja see muutub kogu aeg, et see mäng nagu selle just kire vahel, aga kus see tuleb, eks see on ka nagu see, mida ma hästi palju nagu erinevate inimeste paaridega rääkinud, et see just see koht, et kus sa hakkad nagu alateadlikult ka hoiduma või tekivad mingid pinged omavahel või mis iganes siis, et kus me siis hakkame ennast tagasi hoidma ja ei julge võib-olla ennast enam väljendada ja ei räägi enam ausalt ja võib-olla nagu vähendame, tõmbame hääle maha ja mis iganes on ju värgid. Ja siis hakkab nagu see ka kirg kaduma on ju, ja nagu huvitav, et vaata, miks need ööklubi värgid toimivad ja nii tihti meestekatel olen palju kuulnud, et just täitsa lõpped, ma ei tea, nagu iga kord, kui nagu kluppi lähen on ju, võtan väiksed koksid on ju ja siis hakkan kellegiga täitsa nagu suva nagu naisega rääkima ja ma ei tea, nagu siuke tunne nagu
esimesest hetkest ka nüüd armun See on ära, see õige. et see on see õige jah, kellega, no vot sellega elaks küll elu lõpuni. Ja mis siis juhtub tegelikult on see, et ja mõlemad pooled ja naine on tulnud sinna välja klubisse ka üksi just selle mõttega, et ma tahaks ka nagu korra sellest tummfilmist välja saada ja tahaks nagu tunda, et ma olen naine ja komplimente saada ja keegi räägiks muga tõesti nagu avatult ja siis kaks siukest saavad kokku, on ju. Ja mõlemad, vaata nagu ei ole neid filtreid vahel nagu, et noh, ei ole seda nagu, et me elame ühe katuse all, ei ole ühiselt lapsi, ei ole ühiselt, kõige tähtsam on see, inimestel on see materiaalne vara tekib, see on kõige rohkem, mida nagu inimesed nagu oma alateadvuses nagu sinna pinnale toovad, et aga meil on nii palju ühiseid kohustusi ja ma ei viitsi hakata sellega jaurama, pigem panen nagu selle tuimalt edasi, on ju. Aga seal nagu väljas siis ei tekigi seda, noh, nagu ei ole filtreid ja sa saad nagu täiesti vabalt, võib-olla ma ei näegi teda elu sees, ma saan kõik südamelt ära rääkida. Ja siis tekib see nagu mõlemad vaatavad, nii äge nagu, et armusin ära just praegu inimesesse, on ju. Et sellised nagu, noh, ja siis see läheb jälle üle, aga vaata, kui sa teed, noh, oma kõige lähedasema saad ka nagu niimoodi rääkida, tegelikult see toimib samamoodi, aga just, et ei oleks vaja ju seda kokteili, ega see kokteilide taustal see jutt on ka nagu ta on ju, aga vähemalt on avatud, aga kodus just, et suudaks siis kõike oma võib-olla ka kõige ebamugavamad tunded välja rääkida nii, et ei reageeritaks, vaid kuulatakse ära nagu on ju. Aga no, sellesse kohta see vajab juba väga suurt teadlikkust ja mõlemapoolset teadlikkust, sest kui üks hakkab kohe ründama, siis teine võtabki hoiaku, no ma ei saagi rääkida. Sest väljas, kui ma käin, seda probleemi ei ole, et kõik kohe mind ründab on ju. Ja seal puudub ka selline sügav emotsionaalne side, et ei tekigi neid laenguid taha on ju. Et ma olen nõus, et see vist pidev töö iseendaga aitab see seksuaalsust ka kindlasti sügavamaks. Ei ole kellegil, noh, Instagramis muidugi toimub kõik, nagu kõik on kogu aeg õnnelikus abielus, kõik on õnnelikus suhtes, kõik on nii hästi kõigil kogu aeg, et vau, aga tegelikkus on midagi muud ju. Et tegelikkus on see jah, just see igapäevane. Tegelikkus on see, et elu sisaldab kõike. Just. Isegi kui sinna üles saavad need kõige nunnumad pildid, siis ega see ei tähenda, et see, kes neid vaatab ja nüüd tõlgendab, et see on täiuslik suhe, siis see on selle vaataja enda hinnang tegelikult, et meil on vaja aru saada, et kõikide elus on kõik värvid ja et kui me ei idealiseeri, et õnnelik suhe on see, kus kogu aeg on kõik hästi, et noh, see ei ole ju tõsi ja me teame ju tegelikult, et kõigil on väljakutsed, kõigil on omad teemad, mida nad on tulnud siia kogema ja lõpuks selleks, et saada lihtsalt veelgi sügavamalt aru sellest, kes ma ise olen. See ei ole alati mugav avastada. Ja et kui ma saan iseendaga selle hea ühenduse kätte, siis on ka suhtes väga lihtne saada seda head ühendust ja kogeda seda. Aga jah, et kui vaadata nagu seda, et me hindame või arvame midagi suhetest, mida me näeme kuskil piltide peal, et see ei tähenda, et on vale, sest et jah, inimesed ju me saame tunda rõõmu, samal ajal me saame tegeleda mingite teemadega, et üks ei välista teist, et kui me saame nagu aru, et seal pildi taga on kõik asjad olemas, aga et see ei ole ka nagu vale, et mõnikord ma olen nagu märganud, et inimesed nagu hindavad, et näe, et panid muudkui õnnelikke pilte üles, siis läksid lahku või mingid sellised asju, et kas nad siis valetasid. Ma ei usu, et nad valetasid või teesklesid, et ka siis, kui minnakse oma teed, võib püsida õnnelikuna sama või nagu olla teisel hetkel õnnelik ja järgmisel hetkel kurb on ju, et me saame ju kõiki tundeid kogeda ja erinevaid elusituatsioone kogeda, et üks ei välista teist, et ka siis, kui me kogeme midagi väga nii-öelda negatiivset, sügavat, rasket, siis samal ajal ju meis on alati olemas see rahupaik, see õnnepaik meie südames, see endaga ühendus, et lihtsalt hetkel ma kogen seda ühte poolt, aga ma saan alati minna kogema seda teist poolt ka.
et mina arvan, et ikkagi see intiimne lähisuhe on lihtsalt nii tugevalt põimunud läbi kõigest sellest emotsionaalsusest, kõikidest enda nende kasvukohtadest, iseendaga ühendumisest ja siis sellest, et kuidas ma siis suudan oma kaaslast aktsepteerida ja vastu võtta täpselt sellisena, nagu ta on. Nõus. Nagu te enne ka mõlemad mainisite, siis praegu on hästi tugev muutus maailmas toimumas. Ja mina siis kuidagi naisena tunnen, et seksuaalsus muutub ka nii palju ja seal avaneb nii palju uusi kihte, et kas te nõustute või siis vaidlete vastu, et ma arvan, et kui me üks hetk jõuame edasi järgmise potentsiaalini, siis kaovad ära ka need nii-öelda klubis käimised, sest et tegelikult ühendusest mehe ja naise vahel mulle väga meeldib ühe vanema härra, kes on selline 80 ilus ütlemine, et tal jäi ühest eluajast ikkagi väheks, et ühte naist lõpuni tundma õppida. Et seal on nii sügav potentsiaalide nagu oas avatud ja mulle tundub, võib-olla naised täna juba tunnevadki seda nii palju rohkem, et see ei saa olla selline õhtul 10-11 võib-olla, et sa ei ava seda sügavust ja siis see, milline täituvus seal tekib ja ma arvan, see on vastastikku mõlemale tohutult päästav. Et kuidas teie kogemused selles ma korra ühe asja veel parandaks, Paranda. peab ikka natuke huumorit ka tooma sisse, et ega see 10-11, see on nagu siukses ideaalses suhtes. Muidu on 10-10-0-1-ni. Ja. et selle täpsustuse peaks ära tooma, olgem täpsed. kui ikka stressis ja kiirustumises oled, siis see ikkagi on ikkagi minutine nagu ikkagi toiming. Aga jaa, et ega isegi olen selles olnud, kui on ikka stress peal, siis on tõesti kehas ka keha tahabki kõike kiiresti ära teha nagu. Ja see ongi see nagu ka hästi palju praegune probleem ka nagu, et ongi naised väga paljus mures, et mehed on nii palju nagu sellise stressi ja kõiki nagu sellise kiirustamisega nagu seotud ja ise loovad seda muidugi kogu aeg ja siis see muutub nagu seal seksuaalsus ka nagu on juba üsna norm, et ka see on kõik kiire nagu, et saaks kiirelt ühele poole nagu. Ja see toimub automaatselt, see ei olegi nende meeste kontrolli all. See on see kõige kurvem koht, et see pinge on peal nagu. Aga korra mul läks nüüd, vabandust, et ma siia sõitsin sisse, et see küsimus oli nüüd see kuidas teie suhtes on selline, kas te olete ka märganud rohkem seda sügavust, mis on tekkinud või siis täituvust, mis tegelikult tekib, et ongi selline klassikaline, kuidas ma siin eelmise ajastul seks võib-olla oli rohkem selline mees laadis maha, kuidagi võib-olla kiiremini ja naised ei saa enam täna sellega kaasa tulla. Just. Sest et me tunneme ka kuidagi seal sees äras, et võiks tõsta mõlemat osapoolt väga palju ja anda, nii et pärast seda on energiat veel nädalateks ja mitte ainult naistel, vaid meestel samamoodi. Ja nõus, aga eks see on nagu iga asjaga, et sa saad nagu mõistusega, mehena saad sellest aru, on ju, aga kõige raskem ja üldse siin nagu igal inimhingel on see esialgne see nagu vanast lahtilaskmine ja see uus on veel tundmatu ja sa oled nii harjunud selle vanaga. Ja alateadlikult tihti ka on see nagu hirm, et mina ei kujuta küll ette, et see uus nagu toimiks niimoodi, et kuidas ma sellest vanast nüüd nagu ikkagi, vana on nii ära kinnistunud su sisse, et kuidas ma sellest lahti lasen või. Et see on kindlasti niisugune koht, kus on, ma arvan, igal inimesel sellise muutusega kaasnev nagu protsess on ju. Aga muidugi loomulikult, et ega ma arvan üldse nagu igas suhtes ja kõik suhted on nii erinevad, eks see on ka nagu üks koht, et me nagu võtame tihti ka kaasa selle mustri, et see eelmine oli selline, et ma eeldan, et nüüd siin on ka selline ja siis on edasi jälle selline ja et see on nagu ka, mis nagu kaasas käib, aga et sellest ka suuta lahti lasta ja võtta nagu iga uus hing on ju, kellega me paaris oleme oma nagu toimimisega ja eks me mõlemad paaridena ju katsume ka, meie ka samamoodi Kerliga, et me ju aitamegi avada tegelikult üksteisel neid pooli võib-olla julgemalt, mida me võib-olla iseendas ei olegi vastu võtnud, ei ole julgenud vastu võtta, on ju.
et me aitamegi tegelikult üksteisel neid pooli avada ja sellega läheb ka alati igas mõttes nagu asi nagu kogu suhe sügavamaks ka, et kui me julgeme nagu neid muutusi teha. Jaa, ma olen nõus, ma arvan, et või mul on selline tunne, et peaks nagu õppima rohkem lõdvestuma ja lihtsalt olema ja nagu aeg-ajalt võib-olla unustama ära kõik õpitud, ma ei tea, tegevused, toimimised, et kuidas nagu noh, et sa oled võib-olla õppinud või nagu teed mehaaniliselt mingeid käitumisi, mingeid, ma ei tea, kas või liigutusi või mis iganes, et tegelikult ju ongi iga inimene on erinev ja nüüd, kui sa küsisidki, et see üks suhe või ühe inimese sügavam tundmaõppimine, see võtabki tõesti aega ja et seal peaks ikkagi, et siis, kui ta ei ole enam nagu kohustus, et okei, nüüd on see aeg, et nüüd siis ühendume või laadime ennast maha, vaid et me päriselt, et me oleme puhanud, näiteks minule meeldib palju rohkem hommikune või päevane aeg kui õhtune, kui on väsimus, et sa oled puhanud, sul on hea olla, sul on aega, sa tead, et sul on võib-olla vaba päev või et sul on pool päeva mõnusalt vaba, et sa võtadki endale selle lihtsalt olemise aja ja siis koos olemise aja ja kui sa nagu tunned, et sul on aega ja sul on mõnus koos olla ja siis tuleb veel mingi mõnus vestlus sinna juurde, mis on avatud, nii et sa nagu saad selle ühenduse kätte, sest läbi ju nende päris vestluste me saame selle ühenduse hästi kätte ja siis on juba kõik nii loomulik ja siis on nagu ka oluline minu meelest, et ei minda nagu tegevusse, jälle mingisse vanasse mustrisse, vaid et lihtsalt olla, lihtsalt, ma ei tea, silitada, puudutada ja siis on juba kõik nii loomulik ja tunnetada, et iga kord võib olla nii erinev, et samamoodi nagu näiteks ma ei joo igal hommikul ühte asja, et kas kohvi või teed või ma iga hommik tunnetan, mida mu keha täna soovib ja see võib olla täiesti erinev, seal võib olla 15 erinevat varianti, mida ma võin hommikuti juua ja samamoodi ju võiks olla igas tegevuses, et me tunnetame, et mida ma täna soovin kogeda või kuidas mul täna see keha tahab liikuda või olla või et kui meil on aega, et me saame olla päriselt kohal ja lõdvestuses ja iseenda tunnetuses, siis minu meelest sealt hakkab see magic. Ja siis nagu toimub see, et keha ise lõdvestub, avaneb ja kogeb väga-väga sügavaid kogemusi. Ja see vist ongi jälle meestele võib-olla ka väike väljakutse koht, et ma olen täiesti nõus suga. Suur. Kerli täiesti nõus, et iga vahekord on ka nii erinev, et seal ei pea üldse jõudma punktist A punkti B enam täna, nii nagu kuidagi vanasti oli väga lihtne riided seljast ära, nii tissid, kõik läheb aga see on nii muutuses ja absoluutselt iga kord on nii erinev. Ja mul on väga-väga tugev respekt nende meeste vastu, kes täna usaldavad seda intuitiivset juhtimist ja ei jookse kokku, aga ma ka hästi palju kuulen enda tutvusringkonnas just meesterahvaste käest, et ongi segadus, nagu sa ütlesid ka, et tulevad sinu vastu võtule samamoodi, et on su Tiit mõni vihje anda, kuidas saaks rohkem olla võib-olla naistena siis toeks või meestele kuidagi neid hea sellise sõna anda, et tegelikult on kõik on okei ja see, mis tuleb, võib olla märksa parem ja tõenäoliselt on parem, kui on kogu aeg harjumuspärane olnud, aga et just ma tajun, et meil on miski ülemineku, täpselt sellega ülemineku periood, et väga paljud juba hinged saavad aru, et see ei tööta, nagu on olnud. Tagasi vanasse enam ei saa minna ja siis on kerge selline segadus ja siis joostakse mööda erinevaid retriite, ma ei tea, teisi suhteid vahetatakse partnereid, et jumala eest, et saaks nüüd midagi turvalist tagasi, aga tegelikult on see ju jälle, nagu sinu lemmik ütle, minust on nagu alistu. Ja vaatasin, ma enne tahtsin just öelda, et tegelikult on nagu
mehe aju mõtleb muidugi niimoodi, et vaata, kui palju rahasid on kulutatud retriitide peale. Ja seal on nagu by the plan, nagu on kõik selgeks tehtud, kuidas asi toimib, on ju. Ja kõik läheb raisku ja kui ma nüüd seda niimoodi ei jälgi ja nii edasi, aga noh, eks selle mehe sees on ju nagu nii ja noh, naiste sees samamoodi on see väike poiss ei sure kunagi, sureb koos sinuga, on ju, et kui seal lõpuks minek on, aga eks see väike poiss ju alati ikkagi on see, tekib see protesti koht, et ja tahaks ikkagi nagu jonnida natuke ja öelda seda, et ei, et teeme nii, nagu ikka mina soovin ja ma arvan, et naistel on ka võib-olla see on ka niisugune koht, et kas sul on seda ressurssi ja teadlikkust jääda siis selles ka nagu kohale ja teades, et see läheb mööda, et kui sa nagu ei lähe seal võitlusesse selle mehega, et noh, lased tal selle mängu ära mängida, oma selle jutu ära rääkida ja siis vaikselt nagu hakkad noh, niimoodi, et suunama, et eks ma arvan, et igale mehele on see kõige raskem koht, kui eriti just kui naised hakkad nagu õpetama, kuidas peab nagu, et mehel kohe tekib nagu niimoodi nagu noh, ma ei tea, kus see tuleb, aga kohe on protest nagu. Et sa pead niimoodi käituma, sa pead niimoodi tegema, sa pead selline olema. Kohe, alateadlikult mingisugune, siis ei tahaks üldse nagu, et siis ei toimi nagu, et noh, ma ei tea, ma arvan, et see on ka nagu siuke väga pikk juurdunud muster, mis on sisse nagu nii tugevalt imbunud iga mehe kehasse, et üldse nagu see pikkade sajandite vältel, et mehed on nagu naistest üle ja meestel on õigus ise otsustada ja ise teha nii, nagu nad tahavad, aga nüüd see on muutumises, et naised on ka nagu hakanud piire kehtestama, ise ennast kuulama rohkem, on ju, oma keha kuulama ja julgevad ka öelda ja väljendada rohkem nagu, et kuule, et see tegelikult lõhub mind või see tegelikult teeb mulle nagu liiga, on ju. Ja nüüd on ka see meeste koht, et siit nüüd päriselt hakata ka seda kohta mõistma, et nii ongi tegelikult, eks. Et kui päris aus olla, siis nii ongi. Et see kiirustamise ja ülesõitmise ja oma tahte peale surumisega tegelikult ju mehena teemegi naisele liiga. Ja see lõpuks ju ei toida meest täpselt samamoodi. Ja lõpuks ei toidagi, sest sa ju, ütleme, et sa võid ju, naine võib ka mängida selle mängu ära. Väga osava. No ja teha nagu kõik sobib. Tegelikult energeetiliselt, kui sa päris haus oled, siis sa ju tajud, et no ei ole päris see nagu ikkagi, et sa saad sellest nagu kuidagi nagu hinge kaudu ka ja energeetilise keha kaudu aru, et tegelikult on midagi siin vale nagu selles asjas, kogu kontaktis ja kõiges. Et jaa, ma arvan, et just, et see pehme nagu lähenemine, et seda mustrit nagu pehmemalt murda nagu ja nagu see võib-olla suunamisega pigem nii, et see ei ole käsk, vaid see on niisugune pehme suunamine. Ja läbi iseenda hästi palju kindlasti. Jah, samas nii võib-olla ongi, et see ego läheb ise võitlusesse, et kui võib-olla naine lihtsalt tunneb, et ta kehal ei sobi mingi asi ja ta väljendab seda, et siis võib-olla see ei tulegi sellest kohast, et sa pead kuidagi teistmoodi tegema, aga mees võib seda tõlgendada jälle nii, eks, et ja just ühes podcastis just mu käest küsiti, et miks meil on kogu aeg see ma pean, et see, kes mind intervjueeris, küsis, et ma märkan, et sina ütled kogu aeg, et ma valin, et ma tahaks ka öelda, aga mul tuleb kogu aeg, et ma pean ja siis ma korra tunnetasin ja märkasin, et sõnas pean, sõnatüvi on pea, ehk see tulebki peast, et siis kui me oleme kogu aeg oma kohustustes, oma kiirustamises, oma mõtetes, siis siit tulebki see, et ma pean tegema seda, see on see egoteadvusest tulenev, eks, et ma pean selline olema, nüüd jälle keegi ütles mulle, mida ma pean, ma ju annan endast juba parima, et miks veel keegi mulle tuleb ütlema, kuidas ma pean, on ju. Et see on hästi selline peatasandi selline teema, aga
sellest kohast me ei saagi luua seda puhast ühendust, et kui seal hakkab juba võitlus ja siis tuleks juba minu meelest stopp öelda, et sellest kohast ei saa tegelikult puhast ühendust luua, et okei, tuleme uuesti südamesse tagasi ja tunnetame nagu, et mis meiega toimub, et hästi oluline on päriselt kuulata oma keha ja kui me tuleme südamesse, siis siin on mina olen. Ja kui me jõuame sellesse kohta, kus on mina olen, siis siit hakkab juba tulema, mida ma valin. Siis tulevad pähe juba ka teistsugused, nagu teistsuguse hoiakuga mõtted. Ja see on juba hoopis midagi muud, et kas ma valin praegu muuta midagi selliselt, et see on sulle vastuvõetavam, et sulle on meeldivam olla. Et see on ju koostöö, et tegelikult mis see intiimsus on, see on koostöö ja me tegelikult õpime praegu neid puhtaid koostöövorme kõiges, nii paari suhtes kui kõikides koostöödes, mida me teeme, on ju, kas mida me siin praegu teeme, et see on ju koostöö, et me lubame kõigil olla sellised, nagu nad on ja avada iseennast sellest kohast, mida nemad on hetkel kogenud ja see rikastab meid. Ja kui me ei võta seda enam nii, et sina ütlesid midagi muud ja kohe tekib mingi vastuseis, et siis me ei saa minna koostööle, on ju, ja samamoodi siis seksuaalsuses, et kui seal on mingi selline nagu üksteisele ära tegemine, siis ei saagi toimida, et siis ju kehad kannatavad ja siis me oleme väsinud ja siis on nii, et see seks väsitab ja kurnab, eks, et nagu öeldakse, et neid tantras on vist ka see, eks, et mees ei tohi ejakuleerida, et siis oled energiast tühi ja minul on nii tugevalt see tunne, et kui on see puhas ühendus, kõrgem ühendus, siis see annab energiat, mitte ei võta energiat, ükskõik, mis siis see mees otsustab teha, eks. Et jah, mina tunnen nii. Ma olen sinuga samas laines, et ma ka täiesti usun, et seal ei ole reegleid täna. Ja mulle natuke tundub ka, et me täna avastamegi mõnes mõttes kaardistamata maad ja siin ongi hästi oluline, et keegi meist ei tea tegelikult, mismoodi on õige ja veel vähem me teame, mismoodi on kellelgi eraldi paaril õige. Aga ma arvan just see kommunikatsioon, et sellest julgemalt rääkida oma paarilisega, võib-olla rääkida lähemate sõpradega, et lihtsalt ka inimesed saaksid aru, et mul natuke, kui ma olen seda teemat siin viimase aasta jooksul rohkem avanud, et väga paljud ei räägigi või neil tuleb üllatus, et ja siis niisugune kergus tuleb, et kuule, neil on ka, et ma arvasin, et teil on kõik juba nii hästi või et et te olete ju käinud seal ja seal retriidil ja teil tundub, et on, aga tegelikult ma arvan, me keegi lõpuni ei tea täna täpselt, mismoodi õige on ja me ju ennast ka avastame, et see kommunikatsioon on, ma arvan, voodis täpselt samamoodi ülioluline, mis on võib-olla jällegi võõras, et ei ole harjutud nii palju jagama, aga mulle tundub, et see ongi täiesti okei ka poole peale öelda, et kuule, täna ma tunnen, et piisab ka ainult sellest silditusest ja siis on muidugi see koht, kus mõlemad peavad siis tunnetama, et ma arvan, et seal ei saa ka olla, et üks dikteerib, et ma tahan ainult seda ja teisel on hoopis teised unistused või ootused, on ju, et kui seal, ma ei tea, võib-olla on see minu roosa unistus, aga et tegelikult päriselt südame tasandil paar on aus, jõutakse ikka ühise kohani, lihtsalt seal olen märganud, on neist päris palju alguses mingeid mustreid, varje, häbi, mis iganes lugusid, aga kui minna päriselt ära rääkima, siis on hästi ilus avastada, et kuule, ma mõtlesin just täpselt sama. Tegelikult ma tahan sama asja, et ma kuidagi kuskil hinge tasandil, kui on päris aus armastus, siis see on selline universaalne, aga et sinna jõuda, see on egole päris kõva väljakutse. Just, eriti kui on mingi identiteet väga tugevalt nagu paigas või seni on toiminud see, et ma ju oskan ja ma olen hea ja ma ei tea, kõik naised on kohe mu ees vaatad minu poole praegu avatud. Et kõigil meil on neid mingeid ego kohti, eks. See kõige suurem retriit ongi nagu elu ise jah. Päriselt nagu, et see võid olla nagu miljon kursust. Ma olen väga paljude inimestega kohtunud ja tihti ikka tahetakse kokku saada ja rääkida ja siis inimesed hakkavad tooma
näiteid, kui palju neil diplomeid on mingite kursuste läbimise ja kõik. Ja kui sa jõuad päris eluni, siis kuuled ja vaatad, et vau, et diplomid ei ole mitte midagi väärt tegelikult, aga päris elu on ju elamata nagu. Ja päris elukogemus on tegemata ja seal mängib rolli jällegi, et seal ei ole nagu reegleid, seal ei ole nagu sükest, et by the book nagu, et see töötab, see toimib, sest iga inimese närvisüsteem on erikohas. Kõik me tuleme erinevatest kohtadest, kõigi meie tagataust on nagu, mida me läbima oleme pidanud elus, on erinev ja kõik see hakkab kujundama ka intiimsust nagu. Ja see ongi sellest iga inimesega nii erinev, nagu sa ütlesid, need kihid hakkavad alles tulema, on ju, et noh, mina ikkagi täna ka, et ega see, et noh, värske paarina asjad töötavad hoopis teistmoodi nagu, oled juba pikemalt koos, täiesti teine mingi asi hakkab toimima ja siis mida veel pikemalt hoopis teine hakkab jälle elu toimima ja kogu aeg muutumises nagu ja see on, et ega kihid hakkavad ja aina sügavamaks minema, me ise hakkame rohkem võib-olla lubama, usaldama ja lähme mingeid eelnevaid kihte läbi ja hakkab jõudma hoopis mingitesse ebamugavamatesse kihtidesse selles seksuaalsuses ka. Ja siis, kuidas seda oskust nagu kohale jääda, see on praktika nagu. Muidugi on hea, et sul on mingid ikkagi mingisugused niisugused eeseks, et vähemalt tarkused või mingid kogemused, et sa vähemalt mõttetasad sa ka oled kursis, et võiks niimoodi nagu minna, aga lõpuks see elu ise ikkagi reguleerib selle asja paika nagu. Nii et jah. Turvatunne, ma tunnen, on praegu nagu number 1. Et just nagu sa nimetad, et närvisüsteem on tegelikult täna ka hästi muutumises ja ülitundlik, et inimeste tunded, tajumine, tundlikkus on nii ergas ja me tajume igat peenet ebaküla ja see turvatunde loomine on nii oluline ja siin ongi, et kui me ei suuda pidada ausaid vestlusi, olla nagu päriselt avatud ja aus üksteisega, siis ei saa tegelikult tekkida sügavat turvatunnet ka. Et mina tunnen, et just see on nagu üks võtmeasi, ma arvan, praegu suhetes, et kuidas me suudame jääda kohale vestlustes, mis on ebamugavad, sest mida ausamaks me läheme, sealt tulebki neid igasuguseid ebamugavaid kihte üles ja nähtavaks. Ja et ma arvan, et see on nüüd see, mida võib-olla ka retriitidel kõige rohkem inimesed saavad õppida ja kogeda, et kuidas hoida ruumi või vähemalt see on see, mida meie oma retriitidel kõige rohkem püüame inimestele edasi anda, et kuidas jääda kohale kõiges, mis toimub, kuidas jääda vaatlejaks, kuidas lasta endast emotsioonid läbi, kuidas mitte võtta vastutust teise tunnete eest, vaid lihtsalt hoida talle ruumi. Et kõik see on hästi-hästi oluline ja kui sellistest kihtidest läbi minna, no siis keha tavaliselt avaneb juba iseenesest ja sest et siis on turvaline. No see tähendab, et see kerge koht on, et Ja, see ruumi hoidmise nagu tundub, et noh, et üks hoiab, et temal siis, et tema sees ei toimu samal ajal mitte midagi. Tema sees käib veel hullem möll võib-olla isegi, aga sa tunned kõiki neid tundeid, mis sinus käivituvad, kui tema sulle jagab või räägib teine pool on ju või soovib midagi ja sul on nagu kohe hakkab see oma mustrid ja oma programmid tööle ja oma nagu mingisugused käitumised, kohe tunded tulevad üles. Et siis ka selle möllu juures jääda nagu just see niisugusesse vaatleja positsiooni, et see on areng. Mitte alla suruda ega eitada, aga lihtsalt, et see, kes on hetkel siis raskemas kohas ja see saab väljendada ja see, kes on hetkel natukenegi tugevamas kohas, see siis kuulab ja lihtsalt on olemas. Aga just, et ei võta seda niiviisi endasse, vaid nagu vaatlebki, et okei, et ma mõistan ja ma hoian ruumi praegu. Aga siis loomulikult on vaja nagu, et mõlemad on vaheldumisi need ruumihoidjad, mitte ainult üks. Et kõik saavad üks asi ära lõpuks, kui kogu aeg üks. Kui ainult mees on see, keda toodetakse, et hoia ruumi. Ja, just.
Mulle väga meeldis üks joogide ütlus, et nende jaoks see vase kullaks muutmine ei ole midagi erilist, aga näidake inimest, kes suudab oma emotsioone täielikult kontrollida, et siis tekib respekt, et ma arvan, et see on ka väga-väga selline kõva väljakutse, et ja täiesti okei, ma arvan, on ka eksida aeg-ajalt, et ma nagu täna ühiskonnas on kuidagi meil või vähemalt Eestis on see eksimine, ei ole võib-olla nii õpetatud eksima, ma arvan, ka voodis juhtub, mis iganes, lõpetab enne, kui ootad, ei lähegi üldse käima, et see kõik on ka tegelikult täiesti normaalne osa, et ei saa oodata, et alati on 100%, noh, sellist asja pole olemas, on ju. Ja eks seal on ka nende taga on tihti see, et vaata, kui nendest nagu situatsioonides, kus tekivad need nagu justkui need allakäigukohad või noh, jälle jutumärkses asja nagu allakäik pole olemas, aga nagu, et võib-olla ei õnnestu nii, nagu ootused on ja seal taga olev siis energia pärast ka on jälle sellele poolele võib-olla, kes tunneb ennast praegu siin selles situatsioonis võib-olla ebatäiuslikuna või ebaõnnestununa, et ta ei tajuks seda, et teine pool nüüd kuidagi seda nagu annab sinna nagu õli tulle juurde veel ja ütleb, et no jah, ega siin muud oodata ei olnudki või noh, sealt tekib järgmine nagu pinge juba. Uus pinge, kõik asjad uues kihis ja niimoodi see asi tegelikult hakkab lõpuks kokku jooksma veel sügavamasse nagu kuni sellisene nagu väga keerulise nagu käitumismustrini välja juba, et ei toimigi üldse enam kunagi võib-olla pikalt enam inimestel ei toimi ja noh, on väga suured mured või ainult siis tablettidega või massidega, et pigem nagu mõista, rahustada ja tekitada seesama see turvatunne tagasi, et kuule, et see on okei nagu. Mõnikord ongi nii, et ongi täiega okei, lihtsalt me ei tea, praegu on kõikide asjade kokku langevus, kulminatsioon on siin praegu ja täna on nii, et aktsepteerida. Muidugi, kui see jääb nagu korduvaks pikaks mustriks, siis tuleb midagi ette võtta, aga kui see on nagu 1 kord või 2 korda, siis on nii. Mitte väga järeldada sellest. Just. Et siis validagi võib-olla midagi muud, mingi teine vorm sinna. Võib-olla ongi vaja, võib-olla meie hing juhibki praegu seda, et teist tüüpi üldse intiimsusele. Just. Jaa. Et ei tohiks suruda ega survestada ei ennast ega teist, ma usun ka, et aga samas, et mitte ka siis nagu täiesti pead ära pöörata, vaid ikkagi on vaja fookust hoida, et leida lihtsalt neid erinevaid viise, kuidas üksteisele lähemale saada, aga et see ei tohiks olla selle kellegi arvelt ega kehade arvelt, eks, et seda ikkagi väga palju on ma usun pikkades suhetes inimesed kogenud, et on väga palju allasurumist, et eriti naistel, et kohusetundest või et kellegile, et teisele rõõmu pakkuda või mis iganes need põhjused on. Ja väga tihti isegi ise võib-olla ei teadvusta seda, mis toimub. Et sellepärast on ikkagi hästi oluline kõigepealt iseendast aru saada, iseendaga aus olla päriselt, tunnistada endale, mis toimub, mitte karta seda. Ja siis, kui juba iseendas on see asi nagu natukene pilt selgem, siis oskad ka võib-olla edasi rääkida, teisega rääkida, jagada seda teemat on ju paremini. Jaa. Just, mul tuli vahepeal nüüd ka see hetk, kui sa räägid, tuleb nii palju nagu ka, et aga mida vahele segada on ju, aga ma arvan, et see on üks asi, üks oluline asi, et leida nagu ma arvan, et suhte niisugune võib-olla alustala ka, et mingisugune ühenduskoht, et mingi ühine huvi peaks olema seal nagu selles. Palju olema. Noh, jah, aga et selles mõttes küll jah, aga et eks see ongi, et mõlemad ei käiks nagu oma rada, et meil ei olegi nagu mingit ühist, mis meil mõlemad nagu põnevust tekitab või niisugust elevust, et sellel teemal rääkida, et see ei pea nüüd olema just, et alati eneseareng, vaid
mis iganes siis, iganes sobiv ja siis kellele miski on ju, et see nagu tekitab siukse nagu ka mingis mõttes ühenduse koha nagu. veel parem, kui on mingi koos loomine lausa, eks. Samamoodi laste kasvatamine võib olla koos loomine, aga et ta ei oleks ainult nende kohustuste baasil, vaid et see on nagu midagi, mida me koos naudime teha ja mida rohkem on neid ühisosasid, siis tegelikult seda tugevam on tavaliselt ka see suhe. Et kui on nii, et on väga erinevad inimesed, siis pidevalt keegi peab kompromisse tegema, et üldse leida seda ühist aega. Et siis võib-olla üldse ei huvita see, mida kaaslane teeb, aga sa lähed lihtsalt sellepärast kaasa, et muidu meil ei olegi koos tegevusi. Et selles mõttes ka seal võiks aus olla, et kas meil tegelikult ka on ühist pinda üldse. Et ma olen hästi nagu imetlen ja toetan seda, et see on nii imetlusväärne, kui inimesed suudavad olla terve elu koos ja mul ju endal ka pea 30-aastane imeilus abielu selja taga. Aga et kui ikkagi on nagu nii selgelt tunda, et need teed on nii erinevad, siis aga sa nagu tunned, et sind täiega kisub, et sul on täiega teine missioon, sul on täiega juba tekkinud teised valdkonnad, teised sõpruskonnad ja muidugi ei tohi selliseid otsuseid kunagi kergekäeliselt teha, ma ei soovita kellelegi seda nagu kiirustades teha, aga et samas ma ka nagu julgustan ikkagi, et käia oma südameteed ja leida nagu see inimene, kellega sul on päriselt nagu igapäevaselt on see ühisosa. Et sul on millest rääkida, et sa ei pea ennast tagasi hoidma, et sul ei ole kogu aeg see tunne, et ma ei ole vastu võetud, ma ei ole kuuldud, ma ei ole nähtud sellena, kes ma olen, sest et teda ei huvita see, millest mina mõtlen, mida mina soovin kogeda. Et kui see maailm on ikkagi võib-olla 20 aastaga nii lahku kasvanud, et nii nagu minu jaoks on nii valus vaadata kõrvalt, kui ma näen inimesi, kes lihtsalt sunnivad ennast koos olema ja tegelikult seda ühisosa ei ole enam ja siis kehad kannatavad ja siis see intiimsus läheb ikkagi väga keeruliseks või siis loobutakse üldse. Et tegelikult täna isegi väga paljud noored paarid, kellel on lapsed ja juba noored pered ja intiimsust lihtsalt pole. Seksi ei ole lihtsalt. Ja täiesti nii, et mõned aastad isegi inimesed ei ole omavahel seksinud, ei ole vahekorras olnud. Mis suhe see siis nagu on, et kas see on täisväärtuslik, kas see pakub päriselt inimesele seda, mida üks lähisuhe võiks pakkuda. Ja kui seda ei ole, siis on küll see koht, kus oleks hea päriselt süüvida iseendasse ja hakata aru saama, et mis siis praegu takistab mul kogeda ennast vabana, õnnelikuna. Kõigepealt mina arvan, et oleks vaja mõlemal iseendaga individuaalselt tegeleda, et mõlemad saavad iseennast päriselt kätte, päriselt aru, et kes nad siis on ja mida nad tegelikult soovivad kogeda elus, mida nad soovivad kogeda suhtes ja kas see läheb kokku, kas on ühisosasid piisavalt, kas on see, et näiteks üks tahab nii väga lähedust kogeda, aga teine tahab täiega vabadust kogeda ja ei lähe kokku. Või siis sa leiadki, et mõlemal on see vabaduse koht hästi suur ja sa leiadki selle partneri, kellega sul sobitub see. Et mina arvan, et ei saagi olla üheski suhtes nagu mingit ühte reeglit, nagu sinagi ütlesid, eks, et igal paaril võib olla täiesti oma dünaamika ja see on oluline, et see neile sobib. Et see neile päriselt ka sügavalt sobib, mitte see, et üks ikkagi neelab seda pilli alla valusalt ja on koos hirmust üksi jääda, hirmust ilma jääda. Et kui me sügaval enda sees teeme oma hirmud ära, läheme nendest läbi, saame iseendaga puhta ühenduse kätte, siis hakkab kõik muutuma ja siis võib elu muutuda ja siis võivad ka suhted muutuda. Seda ei tohiks karta. Et me kardame elada tegelikult, inimesed kardavad elada, kardavad olla nagu selles päris elus energias. Et ma kogen iseennast
päriselt elavana siin oma kehas, kogu oma olemuses ja siis ka oma suhtes ja suhetes. Et see on see, kuhu me võiks liikuda, et laseme nendest hirmudest lahti, saame aru, et me ise loome ja hoiame siis fookust sellel, mida me soovime luua. Et mina täna enda sees hoian fookust sellele, et ma soovin kogeda sügavat ühendust. Ma soovin kogeda seda, et ma olen kuuldud ja nähtud iseendana ja vastu võetud iseendana. Ja kui ma seda saan, siis ma olen juba õnnelik. Või seda, et jah, minu hing tunneb seda, et kõik võib olla väga lihtne ja selles lihtsuses ongi minu jaoks see õnn. Lihtsalt olemises, koos elu nautimises, rõõmu tundmises. Et see ongi see, mis mind teeb õnnelikuks. Ja kui igaüks saab aru, mis teda teeb õnnelikuks, siis tegelikult, kui ta julgeb seda endale lubada, siis ta tõmbab endale ligi väga sarnase inimese. Samasuguse hinge, kes soovib seda sama kogeda. Et ja siis on juba toimubki see joondumine, eks, ja selles joondumises, kas see seksuaalsus joondub väga kerguses, ma olen väga seda meelt, et siis kui me ei takista ise endale enam elada, nii nagu me päriselt soovime elada, kui me ei piira enam ennast, ei vähenda enam ennast, siis ju partner näitab meile alati peeglina seda, mida me ise enda sees tunneme. Ma veel lisaks ja ka juurde, et Kerli rääkis juba päris põhjalikult, aga ma ise usun ja näen väga nagu seda kohta tegelikult üldse suhetes, et mõlemad partnerid, kui jõuavad sellesse kohta, et just seletavadki oma kõige suuremad võib-olla luukered või hirmud, et just suhte puhul, et mis on see kõige suurem hirm, et mis nagu takistab mind olemast iseendana selles suhtes, päriselt iseendana ja ka selles kohas, et ma arvan, et üks kõige toimivam suhe on see, et kui mõlemad pooled nagu ei karda seda kohta nagu, et kui see asi praegu, et kui ma jään iseendaks ja kui see asi nagu peaks selle pärast ära lõppema, ma olen iseendana, et siis ma julgen ka seda kohta endas nagu vastu võtta. Et siis muutub puhtaks see koht, see suhe nagu. Et siis ei ole neid manipulatsioonimänge, et ma nagu siis hoian siin tagasi ennast, sest et mul on mingid need teemad ja siis teine hoiab seal tagasi ja tegelikult ei jõutagi kunagi päris sellise eheda olemuseni nagu, et see ühenduseni, et ma arvan, et see muudab hästi palju kohe nagu suhte nagu teistsuguseks, kui on tõesti see, et mõlemad nagu teavad, et isegi kui ma nüüd jään ja ütlen oma vajadused ja soovid ja kõik muu välja, et siis ja teisele ei sobi, siis on nii. Jah, et ei ole seda hirm, et üks piir tuleb sealt, siis ma ei tee järeleandmisi selles, mis ma päriselt olen. Aga see on see on enamus paaride takistuseks. Kui mina olen tegelenud nende inimeste ja paaridega, see nagu tuleb, jah, ma tahaks rääkida ja ma sooviks väljendada, aga siis on see aga kogu aeg nagu. Sest meil ei ole õpetatud seda südamest väljendamist ja meil on nii palju ikkagi enda sisse peidetud emotsioone, et kui me oleme surunud endas midagi nii kaua alla ja kui ma siis lõpuks hakkan rääkima, siis see tuleb lihtsalt emotsiooni valanguna ja seal on nii tugev laeng sees. Rünnak. Siis teine tajub seda rünnakuna ja siis juba jälle tuleb see ego tasand nii tugevalt sisse, et me ei saa nagu sealt edasi. Et selles mõttes, võtta seda, mida sa ütlesid, võib ka nagu inimene võib tõlgendada praegu kahte moodi, et kes ei saa veel aru sellest nagu sügavamast eneseväljendusest, siis võib mõelda, et ma ütlen kõik välja, mis ma tunnen ja lihtsalt teeb tegelikult ka jälle, et kui me teeme seda nagu ego kohast emotsioonide peal, siis me võime teise täiesti ära tümitada jälle ja siis jälle mitte midagi paremaks ei lähe. Et sellepärast ma ütlengi alati, et kõigepealt on vaja iseendast alustada. Iseenda emotsioonid vabastada nii palju kui lihtsalt hetkel need, mis on kõige häirivamad, et jõuda iseendas arusaamiseni, kes ma olen, jõuda rahusse ja siis hakata nagu looma seda enda keset, et sellest kohast ma nüüd toon ennast nähtavale. Et mul on nüüd enda sees piisavalt turvaline olla juba, et ma saan tuua ennast nähtavale ka teise jaoks ja siis südamest hakata väljendama, et tead,
selles olukorras ma tunnen ennast nii ja ära võtta seda isiklikult, see on lihtsalt minu tunne ja ma ei saa seda enam enda sees hoida. Et ma ise olen seda teinud, ma ise olen enda sees hoidnud neid tundeid kinni, aga nüüd ma olen jõudnud paremasse kohta ja nüüd ma julgen sulle väljendada. Et kui me hakkame niiviisi südamest päriselt enda tundeid väljendama, ilma selleta, et me paneme seda süüd teise peale ja ilma selleta, et teine võtab süüd endale, vaid et me ei võta enam isiklikult ja õpime seda südameruumi hoidmist, siis hakkavad suhted muutuma. Siin vist on päris okei soovitus ka võtta võib-olla mingi terapeut kõrvale, et mina olen küll kogenud ja näinud ja ka oma töös mingi inimestega, et tegelikult saavad ju kokku kaks inimest, et enamasti ma ei ole veel näinud, et oleks üks justkui jumala kingitus ja teisel oleks mingid asjad, et mõlemal on, et tihti on need veel magneti erinevad pooled, mis on, et kui ühel on, kui üks hakkab ausalt vaatama, et näiteks minul oli kunagi väga sügav tugev hülgamishirm, siis pigem satud võib-olla selliste inimeste otsa, kes kardavad lähedust, on ju, ja siis et see on alati, mulle meeldib öelda, et see on 50-50 suhtes, et nii kui suhe on koos, on seal ikkagi mõlemal nii neid ilusaid kohti kui kasvukohti, et ja ma usun ka, et kui suhe jõuab sellesse kohta, kus tuleb minna eri teid, siis tegelikult on see, et mina olen joondunud iseendaga, sina oled joondunud iseendaga ja kui me lihtsalt ei joondu kokku enam, siis on täiesti okei kergusega lahti lasta. Aga kuni seal on ikkagi mingid mustrid, mingid trigerdamised, siis nendega tuleks ikkagi tegeleda, sest muidu me võtame selle kõik järgmisse just, et suhtesse pigem kaasa. tegele ära ja siis vaata puhtalt Jaa. lähed, et lahku võib alati minna, aga see võiks toimuda nii, et sa oled südamest, see on ilusast kohast, mitte Just. selline, et tahaks näidata näpuga, et ma lähen nüüd sellepärast, et sa tegid nii või mul ei ole seda, on ju, et no lisaks siia juurde, et me oleme teinud ka, mis on just kõige ägedam, et me oleme teinudki nagu kahekesi paaridele nagu. Ja siis on nagu see perspektiiv seal, just nõustamist, et on nagu väga hea, et kui on mõlemad nagu mees ja naisenergia nagu ka ruumis tasakaalus nagu, et siis on nagu see koht, kus just nagu sa ütlesid, et siin on see 50-50, mida tegelikult tuleks on 100 ja 0 on ju probleemiga, et siin on 100 ja 0, siis aga nagu hakkab vaatama mehe perspektiivis, et olen nagu ise oled neid kohti võib-olla läbinud ka ju, enamus sealt oledki on ju, siis on nagu hea tuua, et oota nagu päris nii, nagu minu vähemalt praegu tunnetus ütleb, et siin on nagu täiega 50-50 praegu see vastutus on ju. Et see on üks pool ja tegelikult, et miks see just see iseendaga, see vaatamine, iseendaga tegelemine on nii oluline, et siin ongi see, et jõuame jälle selle väljenduseni, et sul oleks see võimekus olemas märgata kõigepealt, et mida mul praegu see aju oleks tahtnud väljendusse tuua, on ju, et kõik panna nagu emotsiooni pealt kõik lauale, eks see, sest see on see plaat, mida me oleme kogunud ja õppinud ja nagu läbi märkamiste nagu salvestanud endasse. Teine pool on see, et okei, mul on siin valik. Tegelikult on ju, kui ma nüüd selle sama loo siit tooks siia kohta, on ju, ja siit selle sama võib-olla laseksid südame tasandilt nagu nähtavaks, eks, et see on hoopis teine ja siis ei teki neid võitluse kohti. Siis teine pool ka nagu võtab palju pehmemalt vastu, isegi kui tal on see ebamugav, et ei ole siuke ego pealt tulistamine, vaid on nagu südame pealt väljendus, on hoopis erinevad energiat, on ju. Et see on just, miks on hea, kui sul on need tööriistad olemas ja selleks ongi nagu vaja nüüd see väikestki võiks mina nimetada, et see meditatsioonioskus, sest kõik see väljendus on ka meditatsioon tegelikult lõpuks, et meditatsioon on kohalolu ja sinu võimekus valida hetke väljendust. See, eks, kuidas sa juba hingad ja kas sa hingad või sa hoiad hinge kinni ja ootad oma võimalust, nüüd kui minu võimalus tuleb, siis sa lased siit välja kõik või vahepeal sa hingad ja lõdvestud ja tunnetad, mis tegelikult, kuidas ma veel saaks siit veel pehmemalt nagu seda väljendust ära teha, on ju. Aga samas, et sinna ei jää midagi varju, et see tuleb küll südame tasandit, aga ta tuleb kõik nagu nähtavaks. Ja, et see vaatleja oskus, see on tõesti kõiges praegu minu meelest, see tõuseb nagu nii esile, et me ei saa enam ilma selle kohata, et meil on vaja õppida ära see vaatlemise oskus, et ma kuskil seal südame tagaosas on see koht, kus on see rahu ja vaikus ja kui ma vaatlen kogu elu ja kõike, mis toimub läbi selle koha, siis
siis kõik muutub. Ja mida rohkem päeva jooksul tuua ennast sellesse kohta, et üks osa minust on kogu aeg see osa, kes märkab, mida ma räägin, mida keegi teine räägib, mis toimub. Et kui me hoiame päeva jooksul rohkem ja rohkem kordi oma tähelepanu sellel osal iseendast, kes vaatleb seda, mis toimub, siis hakkab hästi palju muutuma, et siis juba tegelikult hakkavad need mingid egovõitluse kohad ära kukkuma ja siis läheb nagu suhetes ka ilmselt järjest lihtsamaks. Aga sellest või nagu paariteraapiast, kui sa rääkisid, siis minu meelest on just hästi oluline seal, et tihti suhetes on nii, et üks pool on rohkem julgemalt ennast väljendav ja teine pool on tavaliselt see, kes jääb kuidagi nagu varju oma mõtete, oma tunnetega või kuidagi, et kui üks on hästi enesekindel, siis teises see ebakindlus süveneb, et ta hakkab juba kõikides oma mõtetes ja tunnetes kahtlema. Aga kui siis nad on koos ühes ruumis ja tuua nähtavaks mõlemate päris tunded, mis on seal sügavamal selle käitumismustri all, et siis nad võib-olla esimest korda elus üldse näevad üksteist päriselt. Kes nad tegelikult on selle mingisuguse egodünaamika all sügavamal ja mis on nende päris vajadused tegelikult. Ja siis sealt alles hakkab ju see äratundmine, et kas me üldse toimime koos, kas meil üldse on seal sügavamal tasandil see ühisosa olemas või ei ole. Aga sellest kohast on seda juba nii palju lihtsam teha, sellest puhtast kohast. Et kuni toimub see mingi pinnapealne võitlus, üks on üle, teine on all ja vastupidi ja mis iganes need dünaamikad on, see on nii ebaterve ja siis kui lihtsalt sellest kohast püüda oma intiimelu parandada, see on ikka üsna see selline nii-öelda puulehtede sahistamine, nii et tüvi tegelikult juba mädaneb, on ju. Just. Ja on seal ka olnud, et on ka päriselt vahest on ka niisuguseid paaride puhul üks pool ütlebki ausalt, et ma ei ole valmis südamesse tulema. Et mul on praegu olulisem minu karjäär, minu tegemised, minu ärid, bla, et mul on praegu kõik vaja siin pea selge hoida, et mul mis ei tööta minu jaoks praegu südametasand, et ma ei suuda. Siis teine ainult panustab ja pühendub aina rohkem ja rohkem, aga teine tegelikult üldse ei pühendu, et siis võib väga halvasti lõppeda tegelikult, et siis on tervisehädad ja igasugu muud või siis elu lihtsalt toob mingisuguseid juhtumeid, kus peab endasse vaatama lõpuks. Aga eks see on, et ütleme, ega see üldse paari dünaamika puhul ja ma tean, et ise olen samamoodi olnud nendes kohtades kunagi, kus oligi väga palju asjadega tegelesid, on ju, ja olidki suured riskid, suured kohustused ja kõik muu. Siis siuke võib-olla sügavam vestlus, pikem selleks aeg võtta ja jääda kohale, kui su pea vaaritab nagu 1,000,000 muu probleemiga, on ju, siis tundus see nagu meeletu lisakoormana. Üldse hakata nagu veel sellist teemat ka enda menüüsse sisse lubama. Nagu. Nii oli juba vint. Kõik on juba niigi, vint on juba nii viimase selle keerme peal, on ju. Ja siis on ka see, et see nagu, ütleme alateadlikult tihti nagu seal paari suhtes ka lükkad nagu kogu aeg edasi sinna nagu vaiba alla, et kuule, praegu teeme parem niimoodi, et nagu teeme pinnapealselt selle asja praegu, kuidagi katsume ära lahendada ja kiirelt jälle nagu, eks. Et see on ka hästi tänapäevalik, et kus me olemegi nagu ühiskonnas üldse nagu, et üsna tavaline asi. Ja sealt on ka see üks koht, kus hakkab kõik nagu lahku minema, eks. Ehk siis kus on prioriteedid, et kas ma järgnen sellele, kus on mingi ahnus tegelikult taga, et ma tahan seda ja ma võtan järjest rohkem omale projekte juurde. Lõpuks tihti on ka see sellepärast, et mitte kuulda oma mõtteid, et mitte tunda oma tundeid ja võtan endale veel ja veel rohkem kohustusi, et tõestada ennast, et ma olen väärtuslik ja siis, kui ma
saan juba kõik need asjad, mida ma siis endale muudkui tahtmistega loon, siis ma tahan ka seda naist ja seda suhet ja ma tahan, aga see ei toimi enam nii. Et jah, võib-olla mõned naised veel toimivad, aga suurem osa naisi juba enam ei toimi nii, et ei saa selles kohas suhtesse minna. Ma lisan siia, et vaata, aga see tihti just meeste puhul on ka selline, nende enda jaoks on see lugu tõlgendatud selliseks, et mida rohkem ma töötan, seda rohkem ma ju annan perele ja naisele ja kõigele, et minu nagu siis panustamisviis suhtesse ongi selline. Et see on ka nagu, mis on nagu kuskilt nagu ka õpitud muster, mis on tegelikult tulnud sealt vanast ajast kõik, et vähemalt see generatsioon, kes nõukaaja kõik nende vanemad on ju nagu ikkagi kõik armastuse viis käiski läbi töö ja läbi niisuguste nagu asjade, mitte läbi selle, et läbi nagu päris vestluste ja päris nagu tunnete ja läheduse. Et see on ka praegu, et see on ka see, mis on ka nagu tegelikult muutumises, aga ega ei ole kerge nendest sügavasest mustritest lahti lasta nagu. Muidugi, see on veel täiesti omaette teema. See on omaette teema. Kust me tuleme ja kõik need perekondlikud mustrid. Sest et mehe aju jaoks ikkagi on see, näiteks ei ole alati, et ma tean nagu väga palju, kus naised hoiavad nagu kogu pere üleval ja et sinu jaoks nagu see, et okei, et ma nüüd lasen nagu kõigest lahti ja lasen kõik vabaks ja nagu mul on mega nagu kohustused võetud või mega riskid on ju võetud, et see tundub nagu nii ebareaalne ja võimatu, et seal hakkavad ka nagu väga suured nagu mängud pihta, et sest ühel on nii suur hirm seda lihtsalt korraks nagu kõrvale panna. Loogiliselt tundubki, et ega ma saan täiesti aru, ma olen ise suurtes ärides olnud ja kui sul on ikka suured summad käivad iga päev läbi ja suur vastutus, suur ka veel, kui sa oled veel ka juhid meeskondi ja inimesi ja see vastutus veel, see ei ole üldse kerge koht nagu. Kuigi mulle tundub, et hästi äge oleks sellist juhtimist teha sellest kohast, kus pere juba töötab ja tegelikult vastupidises järjekorras on ju, et siis loomine on absoluutselt, ma arvan, et läbi seksuaalsuse ka luua, see on fantastiline, kui oled, seal on lõputut energiat, seal ei ole seda, et nüüd saab otsa. Suurem teadlikkus peab selles kohas olema. Ja me liigumegi sinna, et me ei saa enam elada ilma selle teadlikkuseta täisväärtuslikku ja naudingulist elu, et lihtsalt meil ei lasta enam. Ja mida teadlikumaks me saame, seda võimatumaks see meile tehakse, et me ei saa enam ennast alla suruda ja me peame oma hääle väljendusse tooma ja ütlema, mida me tegelikult soovime ja siis, kui me jõuame selles kohas ühte kohta, siis me saame alles hakata looma nagu puhtast kohast seda ja vaatama võib-olla ka üle, et kas on kõike seda vaja, mida me praegu jahime või kuhu meil kogu see energia kulub või et kas on vaja oma kalendrit nii tihedalt täis panna, et meil ei ole üldse aega enam iseenda jaoks või oma kaaslase jaoks või pere jaoks. Et selles teemas võib nagu minna veel väga palju sügavale. Ma arvan, et siin olekski päris äge praegu väike kokkuvõte teha, et mina võtan vist täna see kohtumise kokku sellega, et me elame fantastiliselt ilusal ajal. See ei ole mugav aeg, aga mul on nii hea meel, et mina tunnen järjest enam, et tekib seda ausust ruumi. Ja need vanad mustrid, mis ei tööta, lähevad ära, mis ei ole mõnus ja on omast käest, et ei ole alati väga mugav vaadata otsa või endale ausalt rääkida, et issand, ma olengi nii teinud ja ma olen tegelikult seda ja teist ja ujume vetes, kus ei tea, mis tegelikult tulemas on ju, et aga ma usun, et me lähme järjest ilusamasse kohta, et kuidas teile lõpetuseks tundub? Täiega nõus. Ja minu meelest on see, mis me praegu teeme, on see, et me liigume rohkem peast südamesse, mis ei tähenda seda, et me nüüd ei mõtle enam üldse, aga kui me jõuame südamesse, siis meile hakkavad tulema pähe ka teistsuguse kvaliteediga mõtted. Ja kui meil süda on avatud, siis on keha avatud ja siis kui on see südameühendus oma kaaslasega käes, siis saab see intiimsus ka ilmselt kergusega ületada kõik need ümberõppimised ja uued avastused,
ma olen sinuga hästi nõus, et on põnev aeg ja kui me vaatamegi seda nagu põnevuse ja huviga, mitte enam, et see on oh my god, kui raske, et muudame seda perspektiivi, et see on huvitav ja et see on lahe ja et kuhu me veel jõuame välja, et see on nii äge tegelikult, mis siit hakkab nüüd võimalikuks saama, mis tegelikult, mida me ei ole üldse kogenud varem. Et me oleme sündinud väga-väga lahedal ajal. Täiega nõus, aitäh sulle. jah, aitäh ja julgust on ju, julgust minna nendest teadmatusest läbi nagu. Et aju muidugi ütleb, et oi, issand jumal, tulevikuseks ongi siis ainult silma vaatamine. Tulevikuseks ongi see, kus ainult nagu 3 tundi silitad ja siis võib-olla toimub mingi muu ka, midagi muud ka, et see on, mida aju mõtleb. Aju suudab genereerida, aga just seal seda usaldust, kehalist usaldust tuua ja tegelikult. Ja võib-olla me jõuame täpselt samasse kohta tagasi, nagu on olnud, aga täiesti uuel sügavusel, et ei olegi. Ei tea kunagi, kõik võimalikkused on avatud. Kõik on võimalik. Nii äge, et sa selle vestluse avasid, et see on üks väga oluline teema, mida... Mul on nii hea meel, et te tulite. Soovime sulle õnne sinu esimese avaliku lindistuse puhul. Tordid ja sampused ja kõik. Ja. Viled. Aitäh teile. Ilusat teekonda ise endale. Aitäh. Meie helitehnikule ka aitäh.